Juhina on tipus hästi üksildane. Juhina õppimiseks ja arenemiseks on vaja aega ja süvenemist. Aega on nagu juhil väga keeruline võtta. See õppekava sobib hõivatud inimesele, kes ei saa täiskohaga töö, pere või muude tegemiste kõrvalt omale täiskoormusega õppimist lubada. Ja olgugi, et juhtimiskeskkond võib muutuda, siis juhtimise põhiolemus ei muutu. Kõik juhid ja juhiks pürgijad käivad erinevatel koolitustel. Ühekordne koolitus on aga sageli liiga põgus, et sellest päriselt midagi külge jääks. Iga semester keskendutakse väikesele osale ainetest, mida siis süvenenult endas arendada. Üks oluline tööriist, mille juhtimis- ja digikommunikatsiooni erialalt kaasa võtsin, on piiride seadmine. Ja piiride seadmine on juhi jaoks äärmiselt oluline. Et me suudaksime öelda ei asjadele, mis ei loo piisavalt väärtust ja seda teadmist edasi anda ka oma töötajatele, et see, mida me teeksime, on päriselt õige ja väärtust loov. Olulisim väärtus minu jaoks on võimalus integreerida õppesse minu kui juhi jaoks täna kõige olulisemad dilemmad ja väljakutsed. See tähendab võimalust õppida ja tegeleda samal ajal süvitsi teemadega, mis minu organisatsiooni jaoks on mõtte ja mõjuga. Olgu selleks siis strateegia, inimsuhted või protsessid. Need kõiki ühendab kommunikatsioon. Juhtimis- ja digikommunikatsiooni õppealal kandsime ette oma juhtimisalaseid probleeme ning analüüsisime neid turvalises keskkonnas. Kursusel olid inimesed väga erinevatest eluvaldkondadest ning tänu sellele olid kõik juhtumid väga huvitavad ja isepalgelised. Need vestlused andsid mulle võimaluse neid juhtumeid analüüsida. Ning see on miski, mille ma olen oma eluks nüüd kaasa saanud. Vaadata iseennast kõrvalt, analüüsida ennast erapooletult, teha järeldusi ning neid ka rakendada. Meie rühm oli minu meelest üks lahedamaid rühmasid, kus ma olen üldse õppinud elu jooksul. Sest juba esimesest paarist tunnist loengus olles me kasvasime hästi kiiresti kokku. Sest me tundsime, et me oleme lõpuks leidnud oma sõbra, oma parima sõbra ja partneri. Me kõik olime või oleme täna ka juhid üle Eesti. Me keegi üksteist ei tundnud väga-väga erinevalt erialadelt. Aga me tundsime üksteisest hingesugulust natukene. Ja see selline toetav õhkkond oli hästi tore. Ja üks põnevamaid asju, mis me õppisime, oli küsimus, miks. Ükskõik, mis olukord või probleem sul on, ma näen täna, peaksid küsima sa iseendalt ja teistelt, miks. Miks me see olukord üldse on? Nii et miks minna õppima Tartusse, et kasvatada enesekindlust?